Hetkel näitab ju päevanimeliselt. Esmaspäeval on viimane päev. Head volikogu liikmed, tervist! Kell on saanud 16.00 ja võime alustada tänase volikogu istungiga. Ja nagu ikka, teeme siis kõigepealt kohaloleku kontrolli. Kohal on 19 volikogu liiget, puudub 2. Seega siis võime alustada volikogu istungiga ja tänases volikogus on siis päevakorras 4 punkti, kui siia kaasa arvata infopunkt. Punkte ei ole palju, küll aga arvatavalt on siin mõningad punktid, mis vajavad põhjalikumat arutelu ja kindlasti tuleb ka hulgaliselt veel küsimusi. Seega siis minu palve, et olgem nii-öelda professionaalsed volikogu liikmed, räägime ükshaaval ja katsume siis tänase istungiga võimalikult hästi hakkama saada. Kas päevakorra osas on küsimusi? Ei ole. Minul muud ei ole, kui et on laekunud volikogu liikmelt Riina Roovalt küsimus või ettepanek, et palun siis volikogu istungil 15.05 anda teavet Kallaste keskväljaku projekti Oja 13 asuva hoone saatuse kohta. Aga minu ettepanek on see, et vallavanem teeks järgmise volikogu istungi põhjaliku ettekande, paneksime päevakorda vastava punkti ja vallavanem siis teeb sellise, annab põhjaliku ülevaate siis nendest teemadest, et täna ei puudutaks seda teemat. Olete pärinud? Rahastamisotsus on kes seal taga tuleb, kas tuleb? Jaa, et selle ajal ilmselt juba mingisuguseid teadmist ka võiks olla, mida rääkida ja mis infot nagu edasi anda. Nii, saan aru, et rohkem ei olnud päevakorra osas. Palun siis päevakorra kinnitamiseks hääletada. Päevakord on siis kinnitatud tulemusega poolt 19, vastu erapooletuid ei ole. Päevakord on siis seal kinnitatud. Nii, ja asume päevakorra esimese
esimese punkti juurde, milleks on Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine. Ettekandjaks vallasekretär Kai Tuul. Tere kõigile ja volikogu liikmed. Vähem kui kuu aega on siis aega Euroopa Parlamendi valimisteks. Valimiste päev on 9. juuni ja valimiste nädal on siis 3.–9. juuni. Ja vastavalt Euroopa Parlamendi valimiste seaduse järgi on siis volikogu pädevuses jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine. Ja ettepaneku siis komisjoni koosseisu nimetamiseks teeb siis vallasekretär vastavalt seaduse järgi ja arvestades ka erakondade esitatud kandidaate. Seekord on esitanud 2 erakonda, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Reformierakond oma kandidaadid. Ehk siis kokku on erakondadest on siis 4 inimest. Ja need on siis siin eelnõus ka ära märgitud, on ju, kuhu komisjoni keegi siis soovis, sinna me ta panime praegu selles eelnõus. Nii et komisjonid saavad siis olema 5 liikmelised vastavalt seaduse järgi ja 2 siis asendusliiget ja täna siis nimetame ka ära siis esimehe. On meil 6 komisjoni, nii nagu varematel aastatel on kogu valla territoorium siis kaetud komisjonidega ja seda Euroopa Parlamendi siis valimistel siis jaoskonnakomisjone siis rahastab siis riik ehk sihtotstarbeliselt. Nii et siis minu ettepanek on siis teil saadetud eelnõust, et nimetada antud siis komisjonid, 6 komisjoni ja siis eelnõus märgitud koosseisudeks. Aitäh! Kas on ettekandjale küsimusi? Ei ole. Palun siis hääletada. Jaoskonnakomisjonide osas siis hääletus on lõppenud tulemusega poolt 20, vastu ei ole, erapooletuid ei ole. Seega on siis otsus vastu võetud. Aitäh! Nii, aitäh! Ja võime siis minna päevakorras edasi järgmise päevakorrapunkti, milleks on vallavolikogu 24. aprilli 2024 otsuse nr 23 Peipsiääre valla kultuuri- ja vaba aja keskuse moodustamine kehtetuks tunnistamine. Siin ettekandjaks on märgitud mind, aga mina lihtsalt kommenteerin siin nii palju, et volikogule esitati volikogu liikmete poolt siis nii selles punktis käsitletav eelnõu kui ka järgnevas, et siis mis puudutab selle kultuuri- ja vabakeskuse põhimäärust ja vaatasime selle eelnõu siis eesteisusel läbi ja täna on see mõlemad punktid siis on siin volikogu istung. Aga ma annaksin siiski siinkohal sõna eelnõude siis esitajate esindajale, kes 8 allkirja oli seal. No jah, ma arvan, et üle lugema ei ole mõtet teile kõigile mingit ja eelnõu üle lugema. Sisu ma arvan, kõik on tutvunud sellega. Et eelmine volikogu, ütleme niimoodi, hääletamine oli ka selline, et 8 volikogu poolt hääle võeti vastutus 21, no ka ütleme niimoodi, ei ole esindatud kõik piirkonnad. Aga meie mõte, et see eelnõu on toores, ütleme niimoodi, sport ja noorsootöö võib mingi valdkonna asutuse alt kontrollimisel olla, aga
aga kultuur peab ikka eraldi jääma. Et fakt on see, et tänaseks meil on kultuuri koordinaator Reet, praegu kõik on hästi, kõik koostööd teevad, kõik toimivad, ma olen küsinud Polkjas näiteks, kõik on rahul korraldamisega, Lümati inimesed väga rahul, nii nagu praegu on nemad ka samamoodi ei poolda sellist ühinemist. Et kultuurimajad peavad jääma sinna, kus nad on, siis neil jääb elu, hing ja meie kultuur jääb sinna ainult toimima ja arendama ja veel. Et ma arvan, et kultuur ikkagi see asi, mis peab olema kogukonna lähedal ja mitte mingi direktori juures veel lihtsalt korraldama ja reorganiseerima või nimetama sinna. Eks ma arvan, niivõrd kõik. Ja konkreetne Eesti on sees kirjutatud seletuskirjas ja seal kõik on juhtunud ei ole mitte üle. Aitäh, ma annaksin nüüd sõna ka siis tegelikult eelmisel volikogul olnud siis eelnõu koostaja ja et siis vallavanemale, et võib-olla saab ka vastutada siin eelmises ettekandes kõlanud väidetele. Ja, tere kõigile, volikogu, liiklusega veebiteel ja külalised veebiteel. Mina kutsun ikkagi üles seda, et liitume lõpuks ikkagi ära ja hakkame tegema koos asju. Ja tegelikult kultuuritöötaja, just eestvedaja Reet, väga ootab seda, et oleks väga kurb, kui meil täna ei lubataks veel seda asutust avada. Ja kui me näeme, et sport ja noorsootöö võiksid nagu ühtse asutuse all olla, et miks me siis nagu kultuurimajasid jätame nagu eraldi. Ega kultuur ja kultuurimajad jäävad ikka oma piirkonda. Lihtsalt, et me saame koos neid asju paremini teha, juhtida paremini, raha jagada paremini, teha suuremaid üritusi, ei pea üksi tegema neid üritusi. Mina arvan küll, et kuna kõik teised vallad on seda teed läinud ja seda väga pingetakse ja ainult oodatakse ja soovitatakse ka meile, siis mina arvan küll, et me peaksime ka selles suunas liikuma. Ega ma rohkem ei saakski. Aitäh! Aitäh! Hea volikogu liikmed, kas keegi soovib veel sõna kommenteerida, et riiki öelda või? Mina kommenteeriks, et me ei ole nagu teised vallad. Meil on 3 kultuuri isegi rohkem. Et selles mõttes meid ei saa, me ei ole võrdsed. Sellega peab arvestama. Jah, aitäh, et sa selle tähelepanu pöörasid. Ega sellepärast kultuur ära ei kao. Ütleme niimoodi, täna eelarve kinnitamine, meie kinnitame eelarve eraldi tavakultuurimaja, Kolgi rahvamaja on. Pärast me kinnitame ühise eelarve. Kuidas selle jagunemine selle raha on? Ikka juht ütleb, on ju teeb ettepaneku valitsusele ja valitsus muudab nii struktuuri kui neid eelarve niimoodi, et ma ei ole kindel, et rahastamine nii pala kui Jumalgi kui Kolgi jääb sama tasemel. Sest rahapuudus on, palgaraine meil päris korralik, ütleme niimoodi, et palkasid juhtlustatakse, teevad kõrgemaks seda raha, sööb põhimõtteliselt palgafond, lõpuks üritusteks ja maja ülalpidamisteks raha lõppude lõpuks ei jää, kas siis hakatakse koondama inimesi, koormuseid maha võtma või maja kinni panema. See fakt, see on tulevik. Aitäh selle väite eest. Väidan vastu, et pigem me toome rahvast rohkem nendesse kultuurimajadesse, teeme rohkem üritusi. Eelarve on meil aasta lõpuni kinnitatud, ega eelarve täna kuskil ei kao. Lisaeelarvet tegema ei tule, seepärast et ridade vahel ümberpaigutamine toimub eelarve ridade peal. See kõik on olemas, et ma ei näe see rohkem. Oht on tulevik. Mida raskema päev tuleb kuskil. Nii,
sõna, et eelmisel volikogu istungil mind kahjuks ei olnud, ma ei saanud osaleda. Et ma mõistan Aleksandri muret, eks me volikogu liikmetena kõik oleme ju vastutavad oma häälte eest ja murelikud. Aga lihtsalt ma olen saanud nagu 3 nädalat kauem seda juurelda ja mõelda. Et number 1, et mis tähendab nende, et kui raha otsa saab, siis hakkame ühekaupa kinni panema. Siis ma tuletan meelde, et meil on põhimääruses on kõik need kohad nimetatud. Selleks, et mingit kohta kinni panna, tuleb uuesti volikogu jälle kokku kutsuda ja muuta ära see põhimäärus, et mingisugune koht kinni läheb. Et ma arvan, et see on üks punkt, mis annab nagu kindlustunde, et see ei saa olla, et vallavalitsus võtab lihtsalt ja hakkab jupikaupa kinni panema. Teine asi, et uue asutuse põhimäärus, seesama, mis järgmine punkt teil on, seal on see kirjas, kõik need kohad. Teine asi on see, et sisuliselt valdade ühinemise algusest peale kõigi eelarvete puhul, ma arvan, et enamuse eelarvete puhul oleme juhtinud tähelepanu ja olnud murelik selle kultuuri teema, sest osa asju on rahvakultuur, osa asju on kultuurimajad ja kõik need muud asjad, et meil ei ole ühtset süsteemi ja teine asi, mis alati on mind isiklikult ka häirinud, et ka nimetamistes ei ole ühtset süsteemi, mis on üksjagu eksitav. Võiks ju mõelda, et kui oli varasport, siis varal tehti ainult sporti, aga et see varasport kattis ära kultuuritöö ja noorsootöö, selle peale ju nime järgi ei oskaks ju mõelda. Samamoodi on Koosa noortekeskus. Kultuuri ja sporti ei tehta. Mõnes kohas polegi kultuurimaja, aga kultuuri ju tehakse. Omal ajal, kui alati otsustada, kas ehitada kultuurimaja, siis minister Laine-Jäänes ütles, et mis kultuurimajast räägite, teil on ju loss ja me saamegi neid ruume siin ju alati kasutada nii palju vaja, et palju siis neid ühiskondlikke hooneid tarvis on. Et ka mina alguses, kui ma lugesin eelnõu, olin murelik just kultuuri poole peal, et äkki rahad saavad otsa ja siis hakatakse nii-öelda jupikaupa ära minema. Täna ma enam nii väga ei karda. Ja vanausuliste kultuuri osas mina arvan, et me oleme siin oma vallas ja on ka riiklikul tasemel nii palju toetatud poolt, et vanausulised võiks juba uskuda, et me oleme seda meelt, et nende kultuuri säilimisele võimalikult palju kaasa aidata. Aga me ei saa loomulikult nende eest asju ära teha, et see ei võta ära võimalust mitte teha, kui meil on ühendasutus. Teate, kui Seto vald sai tehtud, sellepärast, et on eraldi kultuur, on Kolkjas on eraldi kultuur, on. Mitte ainult Kolkjas, mujal ka. Aga kui Kolkja vardid kasutavad allast, meie kultuur on selline, et me ei lase võõraid kirikusse. Aga ei peagi lasta. Ja me oleme nagu rohkem teistmoodi inimesed, te peate aru saama, et no, me võiksime Aleksander, aga Peipsiääre vald ei ole ainult need külad. Peipsiääre vald on ka Kodavere. Mina ütleks ka, et ma ei taha ka kõiki lasta enda isiklikku sinna kultuuriruumi. Aga see ei tähenda, et me ei pea koostööd tegema. Või et seal koostööd võib eraldi teha niimoodi, et me ei pea ühes asutuses olema koos. Võib-olla ühes asutuses on palju rohkem võimalusi selleks, et rahalisi pooli jagada ja teha suuremaid investeeringuid. Teine asi on see, et mis mulle nagu selle juures praegu meeldib, on see, et päris palju asju, mis puudutab eelkõige noortekeskusi, oli praegu antud MTÜ-dele nii-öelda lepinguga, et nad teevad seda MTÜ-de tööd. MTÜ on selline asi, et sa kunagi ei tea, millal järgmine valla eelarve vastu võetakse, mis päeval hakkavad mingisugused rahad liikuma ja kas sul on nagu märtsikuuks ka palgafondi või ei ole. Et see on tegelikult päris hull lugu. Minu arust on see väga suurepärane, et praegu need inimesed, kes tegelevad tõsiselt nende tegevustega, mis nagu vald on neile delegeerinud, et nendel on ka mingi kindlustunne. See on väga hea ja ma mäletan veel ühte asja. Kui oli raamatukogude liitmine, siis ma arvan, et mina olin vastu, ma sõdisin ka samamoodi, kui sina praegu sõdid.
sest ma nagu kartsin, et äkki see ikkagi ei toimi. Täna me näeme, et see toimib. Ja see toimib päris hästi. Et miks me peaks kahtlema? See on üks suund. Miks me peaks kahtlema, et meil ei toimi need kultuursport ja noorsootöö? Need on väga omavahel seotud asjad. Ma annaks vahepeal ka Sirjale. Palun. Ma mõtlesin küll, et ma ei räägi, aga ma peaksin vist ikkagi rääkima, sellepärast et Aleksandri juhi tähelepanus ütlesid, et noorsootöö ja sport nagu sobiksid kokku rohkem kui kultuur ja sport. Aga tegelikult oli nii, et noorsootöö käib haridusteadusvaldkonnale üldse. Kultuur ja sport on ühe haridusministeeriumi haldusala. Nii kuulame, ma räägin lõpuni siis väikle. Ja me arutasime hariduskomisjonis tegelikult seda noorsootöö asja ka. Ja seal oli kõikide piirkondade haridusjuhid on meil hariduskomisjonis. Ja tekkis küsimusi, aga ühehäälselt oldi nõus, et me leiame noorsootööle ühtse suuna, töötavad ühes suunas, kui on, ja hariduskomisjon andis heakskiidu sellele. Kaisa räägib võib-olla kultuurikomisjonis, kus oli täpselt samamoodi juba, Kaisa olid ka kohal. Tegelikult olid kohal. Ei, ma olin, ma ütlesin, et sport ja võiks koos olla. Noorsootöö võiks koos olla, kultuur peab eraldada. Seda ma ütlesin nii komisjonis. Jaa, sina olid üks. Aga meil ei olnud hääletust komisjonis. Hääletust spordikomisjonis ei olnud. Ei, aga arutusel oldi nõus tegelikult sellega. Aga ma tahan öelda seda, et millele ma tegelikult tahan jõuda. Et sa ütled, et vanaunustused peaksid nagu omaette olema. Minul on alati väga kurb vaadata valla pidusid. Ma tahaks näha vanaunustused kultuuri seal välja tulemas ja oma aitas näitamas, tutvustamas oma kultuuri teistele valla piirkondadele. Ma ei ole näinud. Ei, mitte teie teete omaette, aga kui on ühis see, siis ma ei näe, aga tegelikult tahaks näha. Ja see üks juhtimine annabki selle, et nad põimitakse ja tuuakse välja rohkem. Te ei taha näidata seda, aga meie tahame näha, me oleme üks valla ja tahame lõpuks üheks vallaks. Rusaali kooriga me käisime üle Eesti. Üle Eesti, aga kus te Kuusaar olete käinud? Kas te olete Kuusaar? Ei, just sellepärast, et puudub ühtne juhtimine, kes uksub seda. Daugavpil siis Hiinas käinud. Ei vaidle, ma tahan ütelda, et meie tahame ka näha seda toredat kultuuri, et meile tutvustatakse teda. Aga seda suudab ainult ühes suunas liikuda. Kaisal on käsi püsti. Jaa, et ma tahtsin öelda, et ega me ei hääletanud otseselt kultuuri- ja spordikomisjonis seda, aga tegelikult oligi kõik sina, Aleksandr, seda meelt, et me peaksime nagu, kui need muudatused on vajalikud, et jah, et see seal kõik näiteks selle vanausuliste kultuur, et justkui seda ei sobiks, aga mis täpselt argumendid, et ma ei tea, et see eelnõu on tegelikult edasimine, kui me selle hääletame praegu nagu maha, siis põhimõtteliselt me leiame, et kõik on hästi, aga üks vallana tegelikult selles valdkonnas meid tegeleb või teguseb. Et aitäh. Aitäh. Ma ütleks ainult ühe repliigi, et kui me liidaks praegu meie valla kõiki kirikuid, siis me peaksime küll muretsema. Et see ei ole nagu kuidagi ei lähe või palvele. Aga me räägime täna kultuurist, me ei räägi usust. Usu mingi pärast üks pott ja selle jagamine hakkab toimuma. Kes on lähedane vallavanemale või juhile, uue juhile, nii ta hakkab käima. See on fakt. See on niimoodi olnud sul. Kas see on sul niimoodi olnud? Aleksandr, kas see sinu ajal oli nii või? Minu ajal on nad kõik eraldi olid ja klaani ei olnud, kui tuli kokku. Ja kes lähemal oli, siis sai rohkem? Kas raamatukogudel on juhti, et kes on lähemal rohkem saanud? Ütle Aleksandr. Minu ajal ei olnud. Ei, raamatukogud on ühtne, praegu ühtne eelarve on meil. Kas keegi saab rohkem? Minu meelest saadakse vajaduse põhiselt, kuidas on vaja, kuskil on midagi läheb puru, saab see. Ei ole nii, et me koormame ühe raamatukogu üle inventariga ja teine on seal, mitte midagi tal ei ole. Selleks juht võetaksegi tööle, et ta seda näeks. Aga mitte sellest ei ole, kes on vallavanemale lähemal või ei ole. Tegelikult, kui ta on tõeline. Nii, aitäh. Kas on veel küsimusi, repliike? Jaa, Kaido. Hakkame hääletama. Hakkame hääletama. Pole mõtet vaielda, miks ei ole aeg. Hea ettepanek. Lootuseta vaidlus. Meil on kõik ettepanekud, jah.
jaa. oota, mida me nüüd hääletame? Vaata, mis siin on. Igaks juhuks kordan üle, et me siis hääletame nüüd praegu seda tänast ettepanekut, eks ole, et täna ettepanek on tühistada siis see eelmise volikogu otsus, eks ole. Kas me siis kehtetuks. Ütled tühistada. Kas me toetame täna Toetame tühistamist. ettepanekut tühistada või ei toeta? Rahulikult mõelge, ei pane lukku. Mul ei ole hääletamise nuppu. Töölauale siis uuesti. äkki nad Töökohale respektida. valida. Jaa, Töökohale valida. Juuli on praegu. Kas Julia kuuleb? Ütleb, et kuula kildu. Aga las hääletab. Kellegi kontakti sinna. Hääletus ära, see on kõik hääletanud, palun siis kokkuvõtet. Mis siis tuleb? Hääletus on lõppenud, poolt on 9, vastu 10, seega siis jäi see vastu võtmata. Aitäh teile Jälle, mille eest? ja selle eest, et seda väga oodati ja me saame arengukas edasi minna. Aitäh! Nii. Väga kaugel. Järgmine päevakorrapunkt on nüüd see, et põhimääruse siis kehtetuks tunnistamine, et see on seotud tegelikult selle praegu hääletatud punktiga. Et kas sa tahad seda järgmist punkti tagasi võtta, esitajad on see või soovid ikkagi läbi hääletame läbi. Nii, keegi sama asi, selle asjaga seotud, keegi soovib küsida, kommenteerida. Paneme hääletusele, ehk et siis põhimääruse kehtetuks tunnistamine, kes siis jah. Mis?
mida me praegu räägime? põhimäärus, kas me selle ka, et kes on poolt, et see kehtetuks tunnistada ja kes on vastu selle kehtetuks tunnistamisele. Ehk et need on omavahel seotud tegelikult. Üksi saime teisega. Julia. Julia vist ei ole meil siin ühenduses, et tundub, kui siin värva on, kui me kokku lugema, aga see vist ei mõjuta. Et paneme siis selle hääletuse lukku. Poolt 7, vastu 11, erapooletu 1, jättis hääletamata 1 ja jäi vastu võtmata. Neljas päevakorrapunkt, jooksvad informatiivsed küsimused. Minul on ainult nii palju öelda, et järgmine volikogu istung eestseisust oli 19. juuni ja volikogu istung siis tulenevalt meie kalenderplaanist 26. juunil. Aitäh, sellega on volikogu istung täna lõppenud.